tervist, Dmitri mina. Nüüd üle pika aja oleme tagasi nende veebiseminaritega, et nad olid meil nüüd natuke aega tagasi päris populaarsed, kui siis nagu kadus huvi natukene ära. Kuid siin me oleme siis uue katsega ja täna on siis eesmärgiks Pux 8 tutvustus. Et tänaseks Pux 8 on tegelikult juba päris levinud programm meie seas ja päris suur osa kliente on juba selle peal olemas. Et minu eesmärk täna on rääkida mõndadest asjadest, mis siis nüüd selles Pux 8 uus on ja siis mõndasid nendest uutest ägedatest asjadest välja näidata. Et mõned asjad on juba, ütleme, natukene aega kättesaadavad olnud, kuid mõned on tulemas kas selles versioonis või kohe nüüd varsti järgmistes järgi. Esimene siuke suurem nüanss, mis selle programmiga kaasneb, on see, et see programm on pilvepõhine, mis tähendab siis, et jääb ära kogu see nii-öelda oma serveri nii-öelda riistvara, tarkvara hoidmine, et see kõik läheb siis nüüd meie õlule, et kõik siuksed valupunktid nagu versioonide uuendamised, andmebaasi hooldused, kõik sellised asjad on siis nüüd meie teha. Et versiooni uuendused meil on automaatsed. Siiamaani me oleme teinud seda kliendi soovil. Üks võib-olla eredam näide, kus see oli päris siuke vajalik, oli siis, kui KMD Inf tuli. Et hästi paljud meie kliendid, või eriti just need kliendid, kes meie pilves olid, uuendasid kõige viimastele versioonidele, kus nii-öelda see KMD Inf võimekus oli olemas. Nüüd, kui see funktsioon riigi poolt nüüd laivi läks, siis samal päeval olid juba muudatused. Mis tähendab, et me saime oli suurusjärk 200 klienti uuendatud üleöö viimasele versioonile või kõige uuemale versioonile tol hetkel ning klient ise ei pidanud nagu selle pärast väga muretsema. Nüüd üleüldiselt on meil nüüd hiljuti käis meil ka tagasiside uuring meie klientidel ja võib-olla vastasite ka teie sellele, et kokkuvõttes me saime väga võimsa tagasiside meie pilveklientidest, et nad on, kuidas siis nüüd öelda, märkimisväärselt õnnelikumad kui siis mitte pilves olevad kliendid. Nüüd selle pilvega kaasneb ka uus termin, mille nimi on standard ID. Standard ID seotakse kasutaja emaili aadressiga, see on siis nüüd alates versioonist 8 esmakordsel sisselogimisel, öeldakse, et kasutajaga peab olema seotud emaili aadress. Et see emaili aadress annab siuksed võimalused stiilis, kui mingi hetk parool ära ununeb või ära kaob, et siis saab selle parooli lähtestada ning lisaks, kui on kasutajad, kes on mööda mitut erinevat andmebaasi laiali, saavad sisse logida ühe ja sama kasutajaga, ehk siis oma emaili aadressiga ja parooliga. Et see on märkimisväärselt mugavam. Lisaks sellele standard ID-ga tulevad veel erinevad teenused, millest täna üks on siis MyStandard, see on üks internetilehekülg, kuhu saab sisse logida standard ID-ga ning see annab võimaluse juhtida oma serverit. Ehk siis olgugi, et tegelikult see on kõik meie teha, me hea meelega teeme seda, kuid osa kliendid on ikkagi palunud, et nad saaksid selle võimekuse kas käivitada, taaskäivitada või laadida alla tekstikoopiaid ise. Ehk siis siin on nupp, kust saab viimaseid tekstikoopiaid endale alla laadida. Ja samamoodi teha serverile restarte ja logosid üles laadida, alla laadida, et sellised asjad. Järgmine suurem punkt oleks siis tahvlid. Et nüüd tänaseks versiooniga 8 on tahvlid jõudnud päris heasse kohta. Tahvel on väga hea tööriist olles liikvel, et meil spetsiifiliselt näiteks oli üks klient, kellel hommikuti siis trükiti välja laoseisud, anti müügimehestele kätte, müügimehed jooksid mööda Eestit laiali ja päris tihti oli moment, kus nad siis müüsid teineteist üle.
ehk siis sihuke väike use case oleks siis reaalajas laoseis või kliendi juures kohe otse pakkumiste tegemine. Siit ma siis kohe hästi kiiresti demonstreeriks ka, kuidas nad siis nagu päriselt välja näevad tänaseks. Et siit mul on üks iPadi, mitte iPad, Androidi seade. Siit ma teen lahti Booksi. See on mul sihuke kohalik demo, et ma saan siia kohe sisse logida, paneb ennast käima, siseneme programmi ning mul on olemas siis nii-öelda vägagi täisväärtuslik klientprogramm. Siin saab teha sisuliselt kõike, mida saab ka klientprogrammis, kuid kogemused näitavad, et igapäevatööks ja nii-öelda suuremateks mahtudeks on alati mugavam arvutit kasutada. Et siit on väga okei sisestada paari arvet jooksu pealt, aga kui on päris tööd vaja teha, et sihuke ports ostuarveid sisestada, siis mina pigem alati soovitan seda arvutis teha, kuid siin sihuke võimekus sellegi poolest on. Et kui me vaatame näiteks moodulite nimekirja, nii. Vaat kui äge. Ahaa. On liiga palju programme lahti tundub. Proovime uuesti. Saab ka vaadata aruandeid, kalendrit, postkasti ja kõike seda ka. Nii. Kohe vaatan. Nii, ma tundub, et ma olen edukalt sisse saanud nüüd lõpuks. Näiteks müügiarved. Nüüd tegelikult me siit jõuame ka ühe järgmise punkti juurde, kus on aknaid on natukene muudetud ja muudetud on aknaid ka päris programmis. Et kui me siit vaatame meie põhiakent, siis siin põhiaknas ei ole registreid eraldi. Et nüüdseks on siis 8 versioonis ühildatud nii tahvlite kui ka arvutite nii-öelda seda vaadet, et registrid on toodud eraldi nupu alla. Siis siin on register. Kui ma vajutan registrite alla, siis siin avanevad mulle loeteluna kõik erinevad registrid, mis meil on alati olnud. Ehk siis näiteks arved, ma saan siia sisestada uue arve, siin üleval paremal on siis nüüd pluss nupp. Selle menüü nimi on koosta ja koosta alla on toodud siis nii-öelda mõned võimalused, mis enne olid operatsioonide nupu all. Et ma vajutan siin uus arve, mul programm avab uue arve, mida saab nüüd edukalt sisestada. Valime siit ühe kliendi. Siis me lähme siit edasi allapoole, ma võib-olla teen hiirega, siis on paremini näha. Muuda ladu linnukese võtame maha ja sisestame siis uue rea. Nüüd siin paremal on siis need Ctrl-Enteriga valitavad väljad on siis eraldi välja toodud nuppudena. Ehk siis kui ma vajutan siia, tuleb lahti mulle see tüüpiline asetaken, valin siit oma toote ja määran talle koguse. Siin on siis salvestanupp see linnukene, salvestan ära, siit on tegelikult ülevalt näha arve vaata, ehk siis nüüd ta on muutunud salvesta hetkeseisu. Nüüd siin on olemas see rida, mis me lisasime, meil on olemas ka klient, muud aladu me võtsime maha ja arve on juba salvestatud. Nüüd me võime ta siis ka ära kinnitada. Nüüd on siis meil üks kinnitatud arve sisestatud täiesti tahvliseadmel. Nüüd siin ilmselgelt saab lisaks sellele teha kõiki neid muid standardseid toiminguid, vaadata aruandeid, mis iganes, et ma siis siia kõrvale näitan ka korraks pilti ühel Apple'i seadmel. Nii, teeme selle pildi vähe suuremaks.
kuid siin on natukene teistsugune erinevus, nimelt siin ma login sisse meie enda päris kasutavasse programmi, mida meie igapäevaselt kasutame, ma peidan parooli ajaks selle ära. Nii. Lähme sisse. Siit on näha, et see on vägagi sarnane vaade eelmisele. Ehk siis siin ma tegelikult võin minna pakkumiste moodulisse, mul avaneb tegevus praeguse seminari kohta, lähme pakkumiste moodulisse, võtan lahti registrid, pakkumised, uus pakkumine. Kuid siit me näeme, et see vaade on natukene teistsugune. Nii, see aken ei uuendu kuidagi. Niimoodi on ikkagi parem. Siin on tegelikult näha, et see aken on natukene rohkem nii-öelda programmile sarnane. Ehk siis ma valin siia üles kliendi ja siin Control Enter näeb nüüd natukene teistsugune välja. See on nüüd siis juba Pux 8 kasutajatele vähe tuttavam versioon ning Android on ka varsti selle endale saamas, et arendajad Rootsis praegu tegelevad sellega. Ehk siis nüüd uus Control Enter aken ka arvuti peal on selline nii-öelda drop-down aken, et ta ei ole enam sihuke eraldiseisev aken, mis ette tuleb. Siin ma sorteerin nime järgi, otsin klienti, ma otsin ennast ise siit üles. Nii, lisan uue rea. Ja samamoodi siis artikli valimine käib natukene nii-öelda teistsuguse vaatega. Kirjelduse järgi sorteerime, paneme siit Pux by Hansa World, väga tore, väga äge, salvestame pakkumise, paneme ka tasumistingimuse, see jääb mul alati maha ja kasutajat ei eksisteeri. Tõesti sellist müügimeest meil ei ole olemas, ma panen siis siia enda. Nii, ja salvestame. Et ma tegelikult meelega jätsin sisse need veateated, et siiamaani, kui on olnud programmis veateade, siis ta nagu hüppab või tahvlite peal veateade siis. Ta hüppab lahti, ta ütleb, et selline mure on, aga ta ei tee seda välja aktiivseks. Nüüd siis tegelikult oli nagu näha, et see, olgugi, et mul tuli mitu veateadet, oli see navigeerimine vägagi lihtne. Ehk siis ta ütles, et mul oli tasumistingimus puudu, no selge, paneme tasumistingimuse. Mul oli samamoodi puudu ka isik, müügimees, eks ole, keda tegelikult ei olnud olemas. Ja selle ma lõin ka, siis nagu panin õige. Et see on nagu siis üks nendest suurematest uuendustest, mis on juurde tulnud. Nüüd meil on siis, eks ju, see koostamenüü, mis on see pluss üleval paremal. Siit pildi pealt seda ei ole võib-olla kõige paremini näha, kuid ma olen pakkumise peal ja ma tahan selle pakkumise saata e-mailiga. Et ma ütlen talle siis koosta e-mail, mul tuleb lahti e-mail, ma ütlen talle saadetud ja salvesta ning see lähebki nüüd programmist välja ning pannakse pakkumisena teele. Et siin see läheb küll mulle, kuid see iseenesest võiks olla ka ju klient. Vaadates mõningasi aruandeid, kus ma olen natuke vales moodulis, lähme moodulisse näiteks müügiarved ja võtame aruanded ja võtame, mis ma siin näidata tohin meie päris baasist, võtame mis iganes artikli otsing, käivitame selle. Et eesmärk on näidata, et mingisugune aruanne ikkagi ette tuleb. Võtsin muidugi tühja aruande. Artiklite nimekiri, see on võib-olla rohkem asi, mida siis vaadata. Ja ilmselgelt saab siis seda panna ka küllili ja zoomida ja siit välja tulla. Nüüd minu enda jaoks, mis meie päris palju kasutame, me kasutame postkasti. Ehk siis siin on minu enda päris postkast. Kuskil siin on mul kiri ka tänase veebiseminari kohta. Lisaks täiesti väga hästi kasutatav kalender. Siin on näha minu selle nädala toimingud. Mul tulen just puhkuselt, järgmine nädal ma olen töölähetusel Rootsis, kuid tänast päeva ma näen väga hästi, et täna mul on siis see aeg siia planeeritud.
Nii, see oleks vast põhiliselt praegu nende nii-öelda nutiseadmete kohta kõik, et need lingid on olemas mõlemile klientprogrammile, on olemas meie sellel Books8 lehel. Et seal on olemas nii iPadi versioon kui ka siis Androidi versioon. Mõlemad alla laetavad, et täna siis iPad alla laetab ka Apple'i App Store'ist ning Android hetkel Google Play's veel ei ole, kuid on varsti sinna jõudmas. Nüüd jõudmas päris programmi enda juurde. Ma teen siin ühe demo lahti. Siis siit me näeme neid muudatusi, millest ma tegelikult just olen nagu välja toonud. Et meil on siin all on siis natukene liigutatud asju ringi ja siin all enam registreid ei ole. Registrid on siis eraldi nupp, registrite all, siin on mul, kuna mul on müügireas kontras, müügiarvete moodulis, siis on siin arved, kontaktid ja nii edasi. Ja kui ma ühe registri nüüd avan, siis siin all on see koosta menüü. Ehk siis kui ma vajutan koosta, siis mul tuleb uus arve siit. Et kogu selle eesmärk on siis võimalikult selgeks teha, et eristada erinevaid asju. See probleem esines, kui neid nutiseadmeid üldse tegema hakati. Et ühe nupu all oli liiga palju asju ja nimelt ma räägin siin siis operatsioonid nupust. Et operatsioonid nupu all on alati olnud hästi palju erinevaid võimalusi ja sealt on alati olnud keeruline neid leida. Et nüüd on siis eraldi koosta menüü ja selle all saab siis teha kõik need nii-öelda tavatoimingud, ehk siis kui me räägime kas krediitarve koostamisest või lihtsalt uue arve koostamisest. Et samamoodi meil on tellimuse peal on koostalao sissetulek või koosta arve, et need on kõik siis nagu kõrvale tõmmatud just puhtalt sellepärast, et oleks nagu natukene puhtam ja see valik oleks väiksem. Nüüd järgmine samm, mida tehti operatsioonid menüü lühendamise jaoks, on see, et programmi on lisatud parem hiireklõps. Et Hansa programmides siiamaani ei ole olnud ühtegi olukorda, kus seda ära kasutatakse. Ehk siis, kui ma tahan lisada näiteks varjatud rida või mingisugust summeerivat rida, siis see enne oli operatsioonid nupu all küll, aga nüüd on siis see kolinud siia maatriksisse ning siit siis rea parema klõpsuga tulevad nad lahti. Ehk siis lisapeidetud rida, lisapäise rida. Et need kõik võimalused on siis natukene ringi liigutatud. Lisaks siin juures on ka liigutatud manused ja seosed teiste kaartidega. Et kui meil on mingisugune müügitellimus, mis on, võtame ühe tellimuse ette, registrid, müügitellimused, siis siin on meie otseteed või siis seotud kaardid ja eraldi selle klambri alla tulevad siis nagu päriselt failid, et kui on mingisugused PDF-id manustatud või mingi muu dokument, digiallkirjastatud dokument, siis neid on lihtsam siit eristada. Nii. Akende muutusest veel nii palju, et kui see tundub, et see on natukene nurga taha peidetud asjad ja ikkagi nagu uue arve, uue kande sisestamiseni tee on nagu kuidagi pikemaks läinud, siis tegelikult on tehtud ka lühiotsetee selleks, et uut asja sisestada. Ma olen praegu müügihalduse moodulis, siis põhiakna päises on ka pluss nupp. Ehk siis kui ma vajutan siin plussi, siis ma saan kohe hakata sisestama uut tellimust. Nii. Lisandunud põhiaknasse on meil ka ärianalüüsi võimalus. Et alates 7.2 versioonist, kus meil olid artiklikaartidel, lisandus BI leht, mis on siis see ärianalüüsi leht, et siis 7.2 see on juba olemas, küll aga ta on vägagi siuke, väga lihtne, et siin ei saa muuta, see on jooksva kuu käive. Nüüd põhiaknasse on lisandunud nupp BI, see on eraldi hinnastatav ja siit
näeb vähe rohkem neid võimalusi. Et kuna see on nüüd nii uus asi, siis ta on natukene tõlkimata veel, kuid sellele me ei pööra antud hetkel tähelepanu. Siin on tasumata arved, tellimused, mis on lähetamata, pakkumised, mis on kas kuidagi üle tähtaja, meie suurimad kliendid, meie parimad müügimehed ja 5 parimat tootegruppi ja siis siin on viimase 6 kuu käive. Et need siin standardis või õigemini see põhivaade, mis siit ette tuleb, see praegu ei ole veel kuigi seadistatav, küll aga topeltklõpsuga avaneb see üks vaade suuremaks ning siin saab juba käsitsi mängida. Et siin saab vaadata, kas me tahame võrrelda seda müüginumbrites, kas me tahame seda kogu selliselt vaadata, kas me tahame müügikatet vaadata, et siit läbi joostes need numbrid on täiesti erinevad. Me võime vaadata seda erinevates registrites, me vaatame seda ka objektide lõikes, et siin on võimalusi, on päris palju. Vaata, mis seda pilti saab ka vähekene muuta, kui see kellegile tarvis on. Et me saame siit võtta, kui me näeme, et meil on videotooted on jube populaarsed, siis me saame vaadata näiteks videotoodete müüki, et võtame videotooted kui klassi välja, jaotame kuudesse. Nii. Tellimuste ja pakkumiste peal meil ongi ainult neid nii palju, kui neid siin on. Selge. Küll aga siin kõikide nende valikutega saab ringi mängida ja see on ka siis üks sellistest asjadest, mida kliendid on meilt juba pikemat aega palunud. Lisaks sellele on programmi lisandunud ka müügitoru. Müügitoru on väga hea viis müügiinimese või müügimehe päeva jälgimiseks ja planeerimiseks. Kõik need tulbad on seadistatavad ja on seadistatavad nii kasutajapõhised, ettevõttepõhised, kui ka saab teha siis ühe suure mitme müügimehe tabeli ja nii edasi, et ma siin näitan kiiresti lihtsalt lihtsustatud korras. Et mina olen oma töötsükli jaotanud valdavalt siis 4 erinevasse tulpa, et mul on kontaktid klientidega, ehk siis kas ma pean tagasi helistama, kas see on mingisugune kokkulepe, mida ma tegema pean, mis iganes. Mul on siin ka värvid, mis seda illustreerivad. Roheline tähendab täna, hall tähendab tulevikus ja siin on üks tellimus, mis on üle tähtaja, mis on jube punane. Mis on nüüd siis lisandunud 8 versioonides on see, et ma saan neid siin ringi tirida ja ma saan, kui ma helistan kliendile tagasi, kohe kliendil toru otsas olles, klient ütleb, et ta soovib pakkumist, siis ma saan ta tirida aktiivsete pakkumiste alla, mulle tuleb aktiivsete pakkumiste klass, klient tuleb automaatselt siia peale, valime talle mingisuguse toote, mida me tahame müüa, salvestame ning siin on siis võtta ühendust kuupäev, on see, mis määrab ära, mis ma peaksin tegema. Et praegusel hetkel siin on kollane märk, mis tähendab, et mul on järgmine tegevus on kuidagi kas planeerimata või märkimata, et selle peaks kindlasti ära märkima. Ma arvan, et siuke nädala pärast on väga okei selle kliendiga uuesti suhelda, ta läheb halliks, ta läheb siia allapoole. Nüüd, kui mul on mingisugune tegevus tänaseks, on päris suur pakkumine, helistan kliendile üle, klient ütleb, et antud hetkel see pakkumine läheb ootele ning me vaatame, kuidas poole aasta pärast on, siis mul on eraldi tulp ootel pakkumised, tõstan ta siia ringi, võtan ühendust, panen kuupäeva näiteks järgmise suve alguse. Ning ta on mul ilusti siin eest ära. Nüüd, juhul kui läheb mingisugune pakkumine läheb töösse, siis mul on eraldi tulp, mille nimi on tellimused. Ehk siis ma saan selle aktiivse pakkumise tõsta tellimusse üle, ta loob mulle automaatselt uue tellimuse ja pakkumise märgib võidetuks. Ma teen siit selle lahti,
panen mingisuguse planeeritud lähetuse kuupäeva selleks, et ta ei oleks praegu valetellimus, et ta ei oleks praegu kollane, paneme ta tulevikku ning siis ma oskan ise oma aega vastavalt planeerida. Nüüd siin mul tänaseks on pandud üks tegevus siis tellimuse lähetuse kuupäevaks on jõudnud täna. Nüüd, kui mina ise või kas ma suunan selle edasi laoosakonda, koostame siit läbi koostamenüü uue lähetuse ja saame kliendile kohe kauba teele saata. Nüüd need on olnud siiamaani vast need kõige suuremad võimalused, kõige suuremad muutused, et tõenäoliselt see põhiakna muutus ning see parem klõps koostamenüü. Et see alguses võib-olla tundub natukene harjumatu, küll aga nüüd, kus ma olen ise töötanud selle sama lahendusega ja suhtlen klientidega, kellel on kas 7 versioonid või 6 versioonid, siis ma tunnen nendest puudust. Et see teeb tegelikult navigeerimise programmi kasutamise nii palju lihtsamaks. Ma võib-olla toon välja mõned muudatused veel, mis on niisugused vähe väiksemad, mis on võib-olla vähe spetsiifilisemad ning ei ole nagu kõigile kõige tähtsam asi, et ma nagu neid eraldi võib-olla väga kõvasti välja tooma ei hakka. Ühe ma küll teen. Programmi on lisandunud võimekus filtreerida. Mida see tähendab? Filtreerimise võimalus tähendab, et kui ma võtan arved lahti, võtame siis mooduli vastava ka, moodul, müügiarved, registrid ja arved. Nüüd, kui ma siin üleval hakkan otsima, siis korraga otsitakse kõikidest väljadest. Ehk siis, kui mina tahan leida kõik arved, mis on näiteks esitatud hulgikaubad OÜ-le, siis ma hakkan siia kirjutama hulgi ning mul filtreeritakse automaatselt kõikidest väljadest. Et samamoodi, kui ma otsin mõnda arvenumbrit, näiteks 1060, ma saan ta siit tühjaks kustutada, hakkan kirjutama 1060, siis ta automaatselt leiab mulle selle. Et nüüd ma ei pea muutma seda sorteerimist siin päises. Et ma saan automaatselt otsida siis kõikide väljade pealt ja niimoodi, et ta siis mitte ei otsi seda, vaid ta filtreerib mulle valikud. Seda saab kasutada kõikides registrites, kuid nii nagu me enda pealt nägime, on see, et mõned registrid on lihtsalt liiga suured, et selleks, et seda teha. Meie enda puhul me võtsime maha, ja see on siis nüüd uuendus ka 8 versioonis, on see, et saab ise valida, mis registreid filtreerida saab. Et meil on artiklite filtreerimine on sisse lülitatud, küll aga meil on kontaktide filtreerimine välja lülitatud. Ehk siis meil on kontaktide registris on hästi palju kirjeid. Ja kui nüüd korraga otsida kõikidest väljadest, kõikide klientide ja kliendikaartide ja kõikide seotud kaartide pealt, siis see on võtab väga palju ressurssi ära. Ehk siis selle me seal lülitasime välja kontaktides, siis küll aga me kasutame seda artiklites. Siis edasi on näiteks tulnud võimekus müügireskonto aruandes määrata miinimum- ja maksimumsummad. Ehk siis ta annab meile sisuliselt 2 võimalust, et kui on hästi palju selliseid, ütleme, sendiarveid või 1-2 euroarveid, aga ei taha nagu müügireskontrot selle kohta võtta, sest et need arved ei ole võib-olla kõige tähtsam asi maailmas, vaid on nagu vaja näha ikkagi suuremad, siis saab müügireskontro aruandes määrata, et miinimumsumma on näiteks 50 eurot, et ta hakkab müügireskontro aruandesse võtma aruandeid kaasa alates sellest summast. Ja samamoodi saab panna, vastupidi, siis saab panna maksimumsumma, et maksimumsumma 20 eurot ja võtta see aruanne just nende väikeste arvete kohta. Lähetuse pealt saab nüüd koostada arvet, siuke ka võib-olla väike asi. Saab tasumistingimusi sulgeda, see oli vähe küsitud asi, kuid selline asi on lisandunud. Lisaks veel üks asi, mida ma näidata ei saa paraku, meil on lisandunud veebipäringute võimekus standardisse. Ehk siis teisisõna meil on loodud API.
Ehk mis see tähendab siis, et mõni väline tarkvara, veebipood, mis iganes, saab esitada päringu otse standardbooksi andmebaasi, küsida näiteks tänaseid arveid ning need jõuavad otse ilma mingisuguste eksportide, importide, tekstifailideta, otse jõuavad siis teise tarkvarasse. Täna standardis on siis see pärimise võimalus olemas, meil on päris mitu registrit, kõiki seal paraku ei ole, küll aga ei ole võimekust andmeid saata sellisel viisil, ehk siis veebipäringuga. See on olnud meil praegu vägagi populaarne spetsiifiline uuendus. Meil on lisandunud paar uut aruannet, ehk siis meil on lisandunud programmi VD aruanne ja juba varasemalt olid meil olemas viimastes 7.2 äkki. Kasumi aruanne kuude lõikes ja kannete arvu üle kogu andmebaasi, ehk siis on võib-olla siuke nišitoode raamatupidamisbüroodele, kes tahavad näha, mitu kannet on kas kasutaja sisestanud või mitu kannet on sisestatud sellesse spetsiifilisse ettevõttesse. Aga üle ettevõtete siis. Nüüd siin kõige lõpetuseks ma tahaksin näidata kiiresti ühte funktsiooni, mida me ette ja taha promome, milleks on e-arved. Mina isiklikult olen päris palju sellest rääkinud, mina arvan, et see on üliäge asi. Ma väga palju selle alla aega praegu ei panusta, küll aga hästi kiiresti ma näitan ära. Mis siis e-arve on? E-arve on masinloetav dokument, see kohe kindlasti ei ole PDF. Ja meil on programm seadistatud praegu niimoodi, et mul on olemas 2 Hansat, üks on mul üks ettevõte, teine on täiesti teine ettevõte, et need ei ole mitte kuidagi omavahel seotud. Ma lähen müügiarvete alla, teen uue arve, koostan uus, valin kliendi, kliendiks mul on siinkohal siis Pellet Invest ja tänu sellele filtreerimisele ma ei pea teda nagu selle koodi järgi otsima, ma saan lihtsalt kirjutada. Ehk siis ma kirjutasin üles siia Pellet ja ilmus siis see 120. Ja võib-olla ma jooksen ka natukene eest ära, aga just, et siit on jällegi näha seda uut Control Enteri akent, et on natukene teissugune. Paneme talle ühe selle ja ühe selle toote ka, kinnitame arve ära ja salvestame. Nüüd on meie toimingud selle arvega lõppenud. Nüüd me ootame raha. Sest et meie siis oleme valinud oma e-arvete operaatoriks Omniva, mis siis juhtub. Ma kinnitasin arve ära, ta läheb nüüd siis siin programmis järjekorda. Mul on pandud iga 30 sekundi tagant neid arveid saatma ja vastu võtma. Et see on ilmselgelt võib-olla liiga tihe, et siuke tavaline on võib-olla tunni täpsusega arveid saada on juba päris hästi. Küll aga ma kinnitasin arve ära, läheb järjekorda ja siis ta läheb Omnivasse. Omniva nüüd otsib selle kliendi üles ja saadab selle talle e-arvena edasi. Ja juhuslikult, kui ta kasutab äritarkvara, mis toetab e-arveid, ka näiteks Books, eks ole, siis see automaatselt imporditakse või tõstetakse otse tema programmi sisse. Mis nüüd tähendab seda on see, et mina siin kinnitasin selle arve ära ja järgmine samm on see, et raamatupidaja läheb, teise ettevõtte raamatupidaja läheb oma tööle, teeb oma programmi lahti ning minu saadetud arve on juba tema programmis. Et ei ole vaja meile saata, ei ole vaja saata, küsida, kas sa oled kätte saanud, ei ole kätte saanud. Selle kohta on siuke väga konkreetne jälg. Kui ma võtan, see on siis nüüd minu koostatud arve, eks ole, ma võtan operatsioonid ja võtan siit arve hetkeseisu, siis siit ma näen, et see on operaatori poolt edastatud. Mis tähendab seda, et Omniva on selle juba edasi saatnud. Et meil on suhteliselt detailsed staatused siin. Nüüd järgmine samm, ma peidan selle programmi ära, võtan kõrvale teise programmi, kes on samamoodi, siis iga 30 sekundi tagant käib võtmas ja saadab edasi, eks ole. Moodulisse lähen ma ostuarvetesse. Nii, ostuarved, registrid ja tarnija e-arved. See register on olemas Hansa programmides juba üle 8 aasta, ma julgelt võin öelda. Ja siia, nüüd kui ta nüüd kohe varsti ära mõtleb ilusti, peaks lisanduma meile üks arve. Nii, jah,
arve number 5. See on siis nüüd see 1 ja 1, eks ole, mis meile saadeti, see on Easy Home. Ma praegu olen ettevõtte, kelle nimi on Pellet Invest. Easy Home saatis mulle arve, ma ütlen, et see hetke siis on okei, salvestan ära. Nüüd tarnija kaardil mul on pandud tema kulukonto, läbi koostamenüü ma koostan ostuarve. Siin on juba ostuarve olemas, seda saab detailselt, vähem detailselt, see kõik on selline valikute küsimus. Ja siit ma saan selle ostuarve kohe ära kinnitada. Ehk siis ilma kuskile mujale sisse logimata, et me ei pea käima ei Omnivast küsimas ega Omnivasse lükkamas, see kõik käib automaatselt, nii ülesse kui allalaadimine. Et see on päris võimas. Nüüd üks asi, mis mul siin vahepeal on meelde tulnud, mida ma veel ei ole maininud, ma tahtsin seda eelmises juhuslikes asjades välja tuua, on see, et kui tegu on kliendiga, kes on meie pilves, siis kliendil on endal, eks ole, võimekus kas oma serverit peatada, käivitada, mis iganes, paratamatult juhtuvad asjad nagu kaob internet ära või serveriga kaob ühendus. Nüüd 8 versioon on vastanud lõpuks ühele küsimusele, mis minul oli, kui ma esimese asjana kunagi ammu Hansaga liitusin. Miks ta ei saa siis sihukeste asjadega hakkama, et juhul kui internet käib korraks ära, et programm läheb kinni. Nüüd on see siis nüüd olemas, mul on siin üks server ja ma olen sinna sisse logitud. Ma võtan endale ette ühe müügiarve, ma hakkan seda müügiarvet sisestama, võtame mingisuguse kliendi ja paneme mingisugused tooted peale ja kõik on nagu hästi. Muudan siit nime, et see ei ole Raadio Multi, see tegu on raadioga ekstra ning mul korraks käib internet ära. Nüüd ma käsitsi peatan selle serveri demonstreerimaks, et server on nüüd peatunud. See roheline muutus natukene hallimaks ning siia on tekkinud siis sihuke mõtlikkuse moment programmile, et ta üritab seda serverit leida. Mis on nagu tähtis välja tuua on see, et siin on arve uus, mis tähendab, et see arve ei ole kunagi salvestatud olnud. Nüüd, kui ma selle serveri uuesti tööle panen, mitte see, anna mulle see, ütleme talle start, siis aken on eest kadunud ning ma saan sisestamisega jätkata. Salvestan ära ning kõik minu muudatused on salvestunud. Ma vahepeal jõudsin selle siin uuesti kinni panna. Seda meil ei ole enam vaja. Nii, nüüd ta peaks kohe meile järgi jõudma. Et see on üks sellistest uutest funktsioonidest, mida mina ise igapäevaelus paratamatult pean kasutama, et nii Maci kasutaja kui Windowsi kasutaja, kui lükkab oma arvutikaane kinni ja teeb arvutikaane lahti, siis saab tööga jätkata. See on üks funktsioon, mis on nii-öelda puudu olnud juba pikemat aega meie programmist, ma leian. Küll aga nüüd mul on endal jutt otsa saanud, et hea meelega nüüd ma siis võtaksin ette need küsimused, mis on siia siis vahepeal juurde tulnud. Nüüd kõige esimene küsimus, mis siit tuli, on, et kuidas see versioon 8 toimib, kui on aeglane internetiühendus. Versioon 8, ma ütleksin, et on natukene parem kui varemad, kuid Hansa tooted on alati olnud väga spetsiifilised või nagu väga vähese internetikiirusega. Sest et kõik arvutused tehakse serveri poolel, et kui võtta müügireskontroaruanne, laoseis, mis iganes aruanne, server arvutab ta valmis ja väljundi ehk siis selle nii-öelda loetelu ta lihtsalt annab klientprogrammile edasi. Mis tähendab, et klientprogramm ise ei arvuta ja nii-öelda võrgu kasutus on minimaalne. See on üks põhjus, miks Hansa tooted näiteks on väga populaarsed Lõuna-Aafrikas, kus on tõesti aeglane internet, et kui võrrelda meie internetipulkadega, siis see on märkimisväärselt kiirem kui see, mis seal on. Kas kalender sünkroniseerib Outlook 365-ga? See on plaanis ja see on arendusel käsil. Täna ma seda veel näidata ei saa, kuid selle poole
juba liigutakse. Kas müügitoru värvid muutuvad vastavalt tärminile või see on manuaalne töö? Just, et kui panna pakkumisele võtta ühendust kuupäev, siis see on nagu see kuupäev, mille järgi siis jälgitakse, et võetakse siis serveri kellaaeg ja sellega nagu siis võrreldakse, et kui see kuupäev on läinud sellest üle, siis ta muutub ise automaatselt punaseks või kui täna on see päev, siis ta muutub automaatselt roheliseks. Nii. Kuidas toimub versioonis tekstifailide import? See võib olla natukene vähe spetsiifiline küsimus, kuid ma vastaksin, et see toimib samamoodi, et seal selle poole pealt ei ole nagu muutusi. Nii. Mis saab siis, kui saadetud e-arve on saabudes vigane ja saajal on vaja seda muuta? Kas seda on võimalik kontrollimiseks ka PDF-fail kaasa saata? Jah, et standardis automaatselt liiguvad PDF-failid kõikide e-arvetega kaasa. Neid on näha nii Omniva keskkonnas kui ka programmis endas, et programm laeb neid PDF-e alla. Kui arve on olnud vigane, siis seda arvet saab muuta ja seda arvet saab uuesti saata. Ja samamoodi saab ka nii-öelda see vastuvõtja pool seda arvet uuesti alla laadida. Nii. Kas kasumiaruanne paneb siis mitu kuud kõrvuti ja veel summa aasta algusest sarnaselt Meritile? Kas see summa aasta alguses seal on, ma praegu pead ei anna küll, aga jah, kõik kuud tulevad tulpadena ja alla siis kõige lõppu tuleb ta ilusti summeeritult. Nii. Kas ta töötab alates Windows 10 ja kas ta on kasutatav mitmest seadmest? Jah, et see on olnud Hansaworldi ja ka meie siht toetada võimalikult palju platvorme. Tegelikult on toetatud ka Linuxi klientprogrammid, mis on kõvas vähemuses, aga toimib ka Androidi klientprogramm ja toimib ka iOS-i klientprogramm. Et absoluutselt ja nüüd eks paratamatult versioonide uuendused hõlmavad endal ka kõige tähtsamaid samme, nimelt uute opsüsteemide toetamist. Et kuna arvutid arenevad nii kiiresti, siis tänaseks on see, et juba mõni aasta vana klientprogramm tihti ei suuda korralikult toimida viimasel operatsioonisüsteemil. Et seda on olnud nii Apple'i operatsioonisüsteemiga kui Windowsi operatsioonisüsteemiga, et viimase, ma ütleksin, 2 aasta jooksul on päris mitu sükest suurt momenti olnud, kus on olnud nii üllatus kui meile kui ka klientide. Nii. Kas mystandard.hansaworld.com on juba kasutatav? Kas on vaja midagi eelnevalt teha, et iseteenindusse ligi saaks? Täna on see juba mitmele kliendile välja antud, et ainukene asi, mis te peate tegema, on meiega ühendust võtma. Kirjutate meile siis pilve klienditeeninduse poole pilve@excelent.ee ja saadate siis selle e-maili aadressi, millega teie kasutaja seotud on. Ehk siis sellele e-mailile me saame selle ligipääsu anda, et täna on täitsa kasutatav. Kui pikk on maksimaalne reconnecting aeg, et kui interneti kasutus on näiteks päev või 2 ära? Ma ütleksin, et see mõistlik on seda kasutada lühitoimingute jaoks, et jah, korraks arvuti kinni või korraks internet tagant ära või ühendusserveriga korraks katkes, et nagu siuksed asjad. Et kui on juba paaripäevane katkestus, siis ma juba puhtalt sellepärast ütleksin, et see programm kinni panna, sest et ta nagu väga tihti üritab kontrollida, kas internet on tagasi, et ta lihtsalt kurnab arvutit, et siis lihtsalt on jah, nagu mõistlikum kinni panna, et siis võib-olla ei ole vaja. Kuidas jätkub vanemate versioonide arendustugi? Meie arendusprotsess on alati olnud, et see, et me arendame uusi versioone, et paraku vanu versioone ei arendata, seda ei ole päris kunagi niimoodi tehtud, et ainukene viis, kuidas me saame vigu parandada, on uut versiooni välja tuues. Nii. Kui on kasutusel büroo versioon, ettevõtete lisamine ja eemaldamine on võimalik samamoodi. Ettevõtete lisamine on samamoodi võimalik.
et me oleme alati soovitanud, kui tekstikoopia, mida te hakkate importima, on üle 50 megabaidi, siis ma soovitaksin selle pigem saata meile ja me lihtsalt paneme ta sinna sisse. Küll aga kui ta on väiksem, siis võib ka ise importida. Küll aga andmebaasi hooldused me teeme andmebaasi eest ise, ehk siis kui on vaja näiteks ettevõtet eemaldada, ettevõtte märgitakse suletuks või kustutatuks kliendi poolt, klient edastab meile ja meie teeme siis nii-öelda selle eksport-impordi ära, et meie jaoks see tänaseks on paar nupuvajutust, et seda saab siis koos planeerida kas päevasel ajal või päeva õhtusel ajal. Nii. Kuidas toimib arve edastamine, kui klient ei ole e-arvetega liitunud? Sellega on nüüd päris mitu erinevat lahendust, et kui me räägime e-arvetest üleüldiselt, siis e-arvetel on 3 lähenemist. Et üks on stiilis Telia, Elisa, hästi suur nagu institutsioon, kes väljastab tuhandeid arveid kuus. Siis üks nende lähenemistest on see, et arved saadetakse e-arvetena edasi Omnivasse või kes iganes on mobiilioperaator või see e-arvete operaator ja operaator paneb nad posti. Ehk siis ma mäletan, meil endil Hansaraama ajal olid päris nii-öelda arvete saatmise päev, kus me kuu alguses trükkisime välja füüsiliselt paberi peale 600 arvet, voltisime kõik pooleks, panime ümbrikusse ja ümbriku teipisime kinni. Et see on, kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis see oli hästi suur ettevõtmine ettevõtte jaoks, et meil oli mingisugune 6 inimest ja me paari tunniga saime valmis. Et see on siis nagu üks nendest asjadest, et jah, et ta liigub nii e-arvena edasi, kui nii-öelda vastuvõtja on liitunud e-arveldusega, küll aga saab märkida, et kui vastuvõtja ei võta e-arveid vastu, siis saata see näiteks e-mailiga, et see e-maili aadress liigub ka koos e-arvena, e-arvega kaasa. Kas ta töötab ka Windows 7 baasil? Jah, täna Windows 7 on ka Microsofti poolt ametlikult toetatud operatsioonisüsteem, seal ta töötab. Nii, et kui tulla korraks tagasi selle filtreerimise juurde, et kas on võimalik otsida märksõnu või artiklit või miskit muud, siis artikleid minu teada vist ta ei toonud esile, küll aga proovime, vaatame, mitu arvet ta mulle multiga leiab. Ta otsib ikkagi arvepäisest infot. Et kui arvepäises on ütleme mingisugune tekst, et kui ma otsin seda multikaubapoed, aga ma ei mäleta, millega ta hakkas, siis ma saan otsida kaubapoed ning ta leiab mulle need multikaubapoed üles. Nii, aga tundub, et me oleme vaikselt nüüd jõudmas lõppu. Paraku vist rohkem küsimusi me vastu võtta ei jõua. Et vaikselt on nüüd see aeg otsa saanud, ongi veninud juba natukene pikemaks ka. Et ma väga tänan teid siin osalemast, ma väga tänan mind kuulamast. Seesama veebiseminar läheb meil üles nüüd ka meie kodulehele, et see on kindlasti tagantjärele vaadatav. Ja hästi tähtis meie jaoks on siis see tagasiside, mida te saate meile nüüd jätta. Et mida mina teen valasti, mida ma teen õigesti, seda on alati tore kuulda. Küll ja sinna juurde ka, mis on need veebiseminarid, mida te soovite tulevikus näha. Et tänaseks me oleme neid teinud päris mitu, et üks, kuhu me suuname kliente päris palju, on palgamooduli 2-tunnine, meil oli laivis küsimuste-vastuste sessioon, kus käis päris palju küsimusi läbi ja hästi palju küsimused on saanud ka vastused. Ma olen teinud ka nipid-trikid ja hästi palju on igasuguseid erinevaid, et palun kirjutage, mida te siis sooviksite veel näha.